Juba palju aastaid käinud selles maas, kui me lahkusime kallist Tallinnast. Kes meist rongi peale astus, igal viinapudel taskus, neiud viinaga või teele saatsi maa. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Meile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, 2-3 päeva kestis meil see lõbus sõit. Poisid naljatasid, vahest viina jäid. Läti neiukeni kena eksus vagunisse ära, Eesti poiste käest ta õpetusi sai. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Meile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, koduks sai meil jäänud see hotell. Lumehange otsas norskas iga sell. Selges ainult tõstis mina, lastud päev tuld ja tira, iga oladuse sai nii tark kui loll. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Meile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, Venemaal on kõikjal ainult kuusepuu, naistest järel jäänud ainult nahk ja luu. Ühe aisaga neil vankrid elu majal nagu punkrid maja poolest saati maasse vajunud. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Neile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, haigla elu meil vaid ainult kiitma pea. Oma kohustust meil igaüks ju teab. Puhkamiseks anti toidu, tonnid seati paika, juhul hädas meil aitas ämmavoor. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Meile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, aga kui sa oled terve nagu pull, neiud siis sul kohe jälle meeles on. Kui sa kallin mind veel ootad, viinakaalin vastu võtad, siis mu süda taitub sud sinule. Palju raskust, kannatust ja piina peavad sõdurpoisid üle elama. Meile armastab ta muusikat ja viina, ilma selleta ju sõdur olla ei saa. Ei saa, ei saa, ei saa. Austatud kamraadid Eesti Leegioni sõprade klubist, tervitan teid Viiking Narva klubi nimel ja soovin meie jätkuvat ühistööd Eesti elavana hoidmisel. Vaikus on targem ja sügavam mis tahes inimlikust kõnest. Sellel vaikuse hetkel vaadates neid kive ja mõeldes nendele meie kangelastele, ausatele eestlastele, kes siin puhkavad, püsisin mõttes, mida te meile räägite ja kas ma suudan seda edasi anda, mis te mulle rääkisite. Niisugused inimesed ei sure kunagi. Nende elu jätkub. Ja ei ole vale ütelus, kes on ajalugu uurinud, surnud valitsevad ka praegust elu. Ja selles seisneb nende elu jätkuvus. See kõrge kvaliteet, mida nad oma eluajal lõid,
see ei kao kuskile. Meie elame sellest. Me toitume sellest. See on see, millele me toetume. Ja tuletades meelde siin kolonel Alfons Rebane matust, kui Kaitseväe juhataja oli siis Johannes Kert, laskus põlve peale ja kohendas pärjalinti, siis ametlik ajakirjandus irvitas nii üleolevas toonis, et Kaitseväe juhataja põlvitas Alfons Rebase haual. Seda siis öeldi niisuguse väikese irvitava või põlgliku tooniga. Muidugi peab siin põlvitama, see on püha maa ja selles ei ole midagi häbiväärset. Täna peaks olema siin tegelikult arvesse võttes, et me oleme ametlikult Eesti Vabariik, tuhanded inimesed vaikuses seismas. Oleme ainult meie. Ja me oleme ammu tähele pannud seda, et kui me räägime siin ametlikus liinis meie minevikust, siis tekib üks kummaline tühemik. Vabadussõjast hüpatakse kohe Iraaki ja Liibanoni ja Malisse ja kuhu tahes. Teine maailmasõda kuidagi on kuskil ära kadunud. Imelik küll, no nii tühine sündmus, mis sellest meelde tuletada, eks. Kui ühelt poolt me riiklikul tasemel õhutame vihavaenu kogu vene rahva vasta tervikuna, siis samal ajal kummaline küll Sinimäed, see koht siin ja paljud muud kohad on ametliku poole pealt, nagu vaadatakse mööda, pole olemas üldse. Milles siis asi on? Nemad ju võitlesid, mida me nimetame õigusega teiseks vabadussõjaks Eesti eest. Nii. Aga põhjus on väga lihtne. Me läheme mööda teed ja keegi koer ründab meid. Metsik, jõhker suur koer. Lõrinal tuleb meile kallale, hammustab meid. Me oleme nii haaratud sellest rünnakust, et me ei märka, et selle koera kaelast läheb rihm kellegi kätte. Kõik meie tähelepanu on sellel verekoeral, kes meid hammustab, aga see, kes seal taga on, nööri taga, seda me ei näe. Ja miks siis meie ametlik liin ei taha tunnistada teist vabadussõda, on see sama, et meie näeme küll seda koera, kes hammustas, aga ei tohi öelda, kes olid selle koera peremehed ja sõbrad, kes olid teises maailmasõjas Nõukogude Liidu liitlased ja eks sellega ole kõik öeldud. Nii et ametlik Eesti patriotism, nagu mulle üks poliitik seletas, pidi seisma selles, et me teise maailmasõja veterane ei austa. See pidi olema Eesti huvides. Eesti Vabariigi põhiseaduse esimene paragrahv räägib, et Eesti Vabariik on suveräänne, sõltumatu ja tema vabadus ja sõltumatus on aegumatud. Me teame väga hästi, et vabadus ja sõltumatus jaguneb kaheks. Avalik poliitiline, mis täna on ja homme ei ole. Selle võib kergelt kaotada ja meie ajalugu näitab seda, et see ka juhtub. Aga meie hingedes, meie mõtetes, meie mõistuses, kui säilib Eesti Vabariigi sõltumatus, vabadus, võõrandamatus, siis seal ta säilib. Ja see ongi kõige tähtsam koht, sest sealt ei saa teda kätte. Tänapäeva hädaoht ongi see, et see tahetakse sealt ka välja koukida.
ka sinu hinges, sinu mõistuses ei tohi seda enam olla. Ajaloofilosoofina, kes on terve elu neid küsimusi uurinud ja piinelnud nende kallal, on meie rahva elu ja saatus praegu rohkem ohustatud kui Liivi sõja ajal, kui Põhjasõja ajal, kui Teise maailmasõja ajal. Siis oli hädaoht otsene. Tapeti, keda tapeti, kes ellu jäid, olid terved ja nende hinges ja mõistuses elas elu edasi. Aga kõige suurem oht on, kui tahetakse tappa inimese hinge ja inimese mõistust täita prahiga, siis ei ole enam midagi teha. Me peame arvesse võtma selles geograafilises asendis, kus me elame. Pendel käib ida ja lääne vahel kord kiiremini, kord aeglasemalt. Ja Eesti rahvas on alles jäänud. Alles jääme siis, kui me austame igavesi väärtusi ja ei jookse kaasa ajalistega. Ajalised tulevad, ajalised lähevad. Ja tuleb meelde Kaitseliidu taastamise aastapäeval Järva-Jaanis saalitäis oli kaitseväelasi, kaitseliitlasi. Esimeses reas istus tolleaegselt siis peastaabi ülem oli Laaneots ja kaitseminister oli vist siis Aaviksoo. Ja minul oli siis kõne seal ja ma siis küsisin, lugupeetavad kamraadid. Siis hakkas peale see jutt NATO-st ja Euroopa Liidust. Ja ma küsisin, kas NATO on igavene? Ei ole. Räägime ajaloost. Kas Euroopa Liit on igavene? Ei ole. Miks me siis tahame ennast siduda ajutiste asjadega? Seome ennast siis igaveste asjadega. Selle peale 4 kaitseväe mundris meest publiku hulgas hakkasid säravate nägudega mulle käsi lehvitama. Need olid kaitseväe kaplanid. Ja siin see lihtne elusaladus ongi. Ma lootsin, et peale seda tuleb mul tõsine jutuajamine ja kutsutakse kohvile, aga täielik vaikus oli selle tagajärjel. Keegi ei puudutanud seda teemat edasi. Ja tänapäeval kehtib see sama. Ei ole vaja klammerduda ajutiselt millegi võõrvõimu külge, vaid see on truuks jäämine iseendale, truuks jäämine isamaale, truuks jäämine nendele ohvritele. Vabandust, need viimased aastakümned on mulle hirmsaks piinaks saanud. Selle mure pärast, mis meist saab. Aga kui ka väike hulk inimesi on neid, kes jäävad truuks ja säilitavad ja hoiavad, püha seeme jääb alles. Ja soodsas olukorras kasvab alati. Ka see on ajaloo kogemus. Stepirahvad ütlevad, et üks ei ole sõjaväljal sõdur. Meie, kes me austame isikut, ütleme vastupidi. Üks võib teha kõik. Üks võib päästa kõik. Üks võib säilitada kõik. Püüdkem olla kõik see üks. Alfons Rebane, meie kangelased minevikust. Sealt maailmast kandke meid ja andke meile seda jõudu. Te elate edasi ja me tahame ka edasi elada. Aitäh! Sõnad, mis sa laususid, on valusad, aga need on tõesed. Ja neid tuleb meeles pidada. Ma arvan, et sellega väikse koosviibimisega lõpetame, liigume edasi siin järgmiste tähtsate kivide juurde ja
ütleme oma austused ka nendele. Aitäh!